Täna ma olen oma kaamera ja mikrofoniga ründamas siis Lahemaa rahvusparki ja nimelt üks osa sellest on kaunis Juminda poolsaar. Ei ole kunagi ennem talvel siin käinud ja täitsa huvitav on, mismoodi siis paikkond ennast avab, olles peidus natuke lume all. Muksi linnamägi väidetakse olevat ajalooline asulakoht. Aga kuna kultuurkiht on siin üsna õhuke, väidetakse ühelt poolt, et siin on olnud asulakoht 1 aastatuhat enne Kristust, osa aga väidab, et hiljem, hoopis peale Kristust. Teiseks on see kant siin kuulus sellega, et Kolga lahes maabus kunagi Erna grupp 1941. aasta suvel ja siin on siis mälestusmärk Eesti poistele. Kui sa teinekord jõuad praktiliselt maailma lõppu, nagu mina praegu Juminda poolsaare tippu ja arvad, et enam ei ole midagi, sest siia pole isegi teed lükatud, siis on. Selleks on piirivalve, kes on igal pool kohal. Puude vahelt kõrgub mingi ehitis. Iha, olen vist jõudnud Aablosoo vaatetorni juurde. Selline sai siis tänane matk Juminda poolsaarel.
loomulikult ei olnud siin näha praegu kogu seda ilu. Maas on lumi, meri on jääs ja ilm on ka suht külm. Ma jätan ära isegi ühe etapi sellest matkast, milleks oli söögikitmine Priimusel, kuna ma arvan, et ma ei saa sellega hakkama. Aga asi on väärt siia tulla ka talvel, aga suvel on siin palju rohkem, mida näha. Kaunid rannad, mets, soo, nagu siin samas Aabla rabas ja väga-väga kaunis küla ja Öko või mis ta iganes on restoran. Tere tulemast Jumindasse, Jumindale, Jumindale.